Ükskõik kui haritud ja tark inimene on, ikka ta räägib praegu, et jälle ei ole just minu ringkonnas mitte kedagi valida ja kuidas ma selle valiku teen ja mismoodi ma otsustan. Mina arvan, et tark valija suudab eristada kahte asja ja see on sisu ja vorm. Vormi all ma mõtlen poliitilist kultuuri. Kuidas suheldakse ja tegelikult kuidas seda tehakse mitte ainult praegu kampaania alal, vaid kuidas seda on tehtud terve see aeg, kui näiteks ühed inimesed on juba valitud ja nad juba ongi võimul ja valitsevad ja teevad otsuseid. Vaadates skandaale, vaadates riidusid, vaadates solvumisi, vaadates vaidlusi, ma saan teha teadliku valiku, mida sellest ma olen valmis andestama või nii-öelda teadlikult unustama. Ja argipäevaks on soovitus, et praegu vaadata, kui valmis, kui nutikad on erakonnad, et leida omavahelisi koostööpunkte. Sisu mõttes ma ikkagi pean silmas seda valimisprogrammi ja seda, mis sinna sisse on kirja saanud. Kuidas siis nende vahel valikut teha? Absoluutselt kõikides programmides on kirjas nii mõndagi, mis võib-olla mind valijana ei puuduta, ei huvita, ei ole minu jaoks mõeldud. Aga ma saan võtta need programmid või need platvormid ette ja vaadata neid võrdlevalt, kas või ainult seda kohta, mis just mind, minu elu, minu tegevust puudutab. Meie vaatame, kas erakonnad on teinud platvormiga head eeltööd. Kas nad on täpselt tabanud probleemi? Kas nad on välja toonud olulised asjad ja suutnud loobuda sellistest pisikestest, mõnevõrra isegi pentsikuna tunduvatest asjadest? Üks sellisest konkreetsusest on ka see, et kas ma näen, et poliitikud on teinud mingeid arvutusi. Kas need lubadused, kas nad on saanud juurde hinnasildi või vähemalt on näha, et on toimunud mingi mõju kaalumine, on öeldud, kui palju läheb see riigile, see tähendab meile, maksumaksjatele lõppkokkuvõttes maksma ja kust tuleb selle katteks siis tulu. Öeldakse, et valija on alati tark, sellepärast, et see on tema enda hääl, mida ta läheb ja kasutab selleks, et kellelegi teisele anda õigus teha otsuseid. Aga selleks, et praegu teha tarka valikut, on vaja teha natukene kodutööd, vaadata neid programme, kaaluda seda kultuuri ehk käitumist aegade jooksul ja päris hea soovitus on ka mitte jääda oma mõtetega üksi. Rääkida tuttavatega, vaadata valija kompasse, vaadata neid debatte, neid väitlusi ja vaidlusi, mis on kõik väga vajalikud selleks, et inimene saaks ise teha lõpuks otsuse, milline positsioon, milline erakond, milline jutt talle kõige rohkem meeldib.